Tere! Mina olen Tallinna Tuletõrjeühingu juhatuse liige ja tegevjuht Liivi Pregel ja mul on rõõm siin täna vastu võtta Päästeliidu, Tuletõrjeliidu ja Tallinna Tuletõrjeühingu esindajaid. Eelnevatel aastatel oleme vabariigi aastapäeva eelsel ajal kohtunud suurema seltskonnaga, kuid sel aastal otsustasime, et olukord on selline, et saame kokku ainult juhtkonda tasandil ja saame videotervitusena tublid vabatahtlikud päästjad ära kiita ja tänada. Edasi annan siis siit sõna Tallinna Tuletõrjeühingu esimehele Tallinna Tuletõrjeühingu aumärkide üleandmiseks ja seejärel Päästeliidu ja Eesti Tuletõrjeliidu esindajatele nende ühiste aumärkide üleandmiseks. Tervist ka minu poolt. Kui sünnib maailma laps, siis ta ümbritsetakse kõikvõimaliku hoolitsusega, talle tagatakse turvalisus, ohutus, mis on väga tähtsad. Kui sünnib riik, siis ka sellel riigil on vaja turvalisust ja ohutust. Eesti riik 103-aastasena omab tugevat ajaloolist tuletõrje- ja päästesüsteemi. Eesti riigi sündides oli tal olemas juba mitmed tuletõrjekomandod ja ühingud ja aasta peale sündi sai ta ka veel üle-eestilise organisatsiooni, Eesti Tuletõrjeliidu. Tallinna Tuletõrjeühingus on salgad, kes tegutsevad nii ennetustööga, tegelevad nii kultuuripoolega ja seda kõike tehakse vabatahtlikkuse alusel. Vabatahtlik töö ei ole meil tasustatud. Me saame vabatahtliku töötegijaid tänada mitte materiaalselt, vaid vähemasti aumärkidega. Ja siin kohal on mul hea meel ja võimalus ette lugeda nimed, kes need märgid seekord saavad. Artur Krapivnitski, Alissa Altuhova, Anna Savchenko, Timur Sagitov, Kaido Taberland, meie aktiivne ja pikaajaline koostööpartner ja kaasalööja, kaasaaitaja kõikides meie üritustes. Ja Kopli salga aktiivne liige Vladimir Kolesnik saab teenete risti. Tänan tähelepanu eest. Tere päevast ka minu poolt. Aumärkide komiteele on tulnud mitmeid taotluseid tuletõrjeühingute poolt, oma liikmete autasustamine poolt teenete märkidega. Ja Piia loeb nüüd ette need inimesed, keda siis on aumärkide komitee taotluse rahuldanud. Eesti vabatahtliku pääste arendamise panustatud pikaajalise tegevuse eest tunnustab Päästeliit Marek Saart hoolsusmärgi hõbemedaliga. Tunnistus Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pikaajalise tegevuse eest tunnustab Päästeliit Sven Rumbolti hoolsusmärgi hõbemedaliga. Tunnistus Eesti vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pikaajalise tegevuse eest tunnustab Päästeliit Villu Sinimetsa hoolsusmärgi hõbemedaliga. Ja tunnistus vabatahtliku pääste arendamisse panustatud pikaajalise tegevuse eest Väino Virksile hoolsusmärgi Kuldrist. Väino on Vajangu-komando asutajaliige ja väga pikka aega panustanud selle piirkonna päästealast tegevusse. Väga väärikas liige ja igati väärt Kuldristi kandma. Aitäh!
meil on ka siin paar vana võlga likvideerida veel, et siin aastapäeva märk Eesti Tuletõrje Pääste 100, siis sama märk Karolile. Ja siis on üks tänukiri Eesti Tuletõrje juhatuse poolt Veiko Poormeister Eesti Tuletõrje ja Pääste 100 juubeliüritusse panustamise eest. Mina annaks ka ühe värgi siin üle, et Tallinna Tuletõrjeühingul on ka kuuluvusmärk ja kes on aasta aega meil tubli liige olnud, on märgi välja teeninud, nii et Sander, ma palun sulle märki üle. Tere tulemust ka minu poolt, head vabatahtlikud päästjad merelt ja maalt. Eesti Tuletõrjeliidu ja Eesti Päästeliidu poolt soovin teid õnnitleda saabuva sünnipäeva puhul ja ennist oli just meelespidamine. Te kõik väärite muidugi meelespidamist ja autasustamist, aga eks kunagi me jõuame ka teisteni. Parimad ja tublimad saavad eespool, kõik ei saa täna siia kohale tulla, see on kahju, aga elu on meid sellisena sättinud, et me peame teid kõiki meeles. Ja omalt poolt soovin lisada, et jõudu ja jaksu selles keerulises Eesti Vabariigis hetkel ja vastupidavust, kallid vabatahtlikud päästjad. Soovin veel kord teile palju õnne saabuva sünnipäeva puhul ja kohtume tulevikus. Jäägem ikka negatiivseteks. Aitäh!